Prügi on päris palju. Kliima soojeneb ja siis varsti meil pole enam vetki. Õues on kogu aeg, et linnas tossu ja on halb lõhn. Need vulkaanipursked on ikka päris hullud, et kui tuleks üks väga suur, siis see võib katta kogu maa. Ma arvan, et midagigi peab ka jääma meie järglastele, sest muidu jääb selline prügimaa, aga kui nad seda planeeti hoiavad, siis meile jääb puhas maa ja siis see elab veel mitusada aastat. Teadlaste seisukoht on ühene. 100% kindlusega me saame öelda, et toimuvad kliimamuutused on inimtekkelised. Meil on jäänud äärmiselt vähe aega, et mitte ainult pidurdada kasvuhoonegaaside emissioone atmosfääri, vaid ka suurendada looduslike ökosüsteemide süsiniku sidumise võimet. Sest et vastasel korral läheb meie loodusega täpselt samamoodi, nagu juhtus selle spagetiga. Ta puruneb, kui me ei tea millisteks tükkideks. Meie oleme naistega köögis ja Silver Sepaga teinud ühe keskkonnateemalise laulu. Ja see lähtus sellest tundest, et me ju kõik mäletame, kuidas 88. aastal olid need fosforiidi ja keskkonnaküsimused meie kõigi küsimus. Ja ma arvan, et praegu on aeg, et see oleks jälle kõigi ühine teema ja selleks oleks hädasti vaja ühte laulu. Emana ma tunnen, et ma olen süüdi, et rohkem ei ole tehtud. Ja ma arvan, et ei ole nüüd laste asi, et hakata pihta, vaid kõik koos. Keskkonnateemad ei ole selline asi, mida saab 5 aastaga ära lahendada, vaid me peame samm-sammult edasi liikuma kogu aeg, et nii meie lastel kui ka lastelastel oleks hea elukeskkond. Ei ole võimalik, et kliima oleks seotud sellega, et kuskil on riigipiir. Me peame jõudma ka oma sõnumiga üle piiride ja me peame mõtlema piiritult. Just nimelt, miks ma poistekooriga tahan sellest osa võtta, on see, et juba lapsed saaksid varakult aru. Me mõtleme küll, et mis maa meile jääb. Nad peaksid hakkama mõtlema juba selle peale, mis maa nemad jätavad. Ja kui selles laulus teevad kaasa veel ka mitmed generatsioonid, siis see näitab ka seda, et kõik on mures selle pärast. Ja ma arvan, et koos seda lauldes on see sõnum märksa tugevam. Meil on jäänud veel viimased otsad kokku põimida, et see sõnum, see ühine hool jõuaks kõigini maailmas. Kui sa tunned, et tahad kaasa lüüa, siis palun tule, anna hoogu, ole meiega. Me hindame seda väga.